Tervist, mä oon Illar Kohviinevalt ja täna on pühapäev 6. jaanuar aastal 2019 ja ilm on selline rahulik, pilves ja mõni külmakraad ka. Ma tahaksin praegu rääkida hoopis sellest, et kuigi 3. märtsini on veel üksjagu aega, aga praegust hakkab see igavene valitsuste parteide üksteise tümitamine pihta ja nagu ikka valimiste need asjad toimuvad ühesõnaga ja mis ma siin nüüd olen vaadanud seal Facebookis, et mõned kiidavad, hakkavad seda EKRE-t kiitma. No aga mis selle EKRE-st kiita on? Mis asi see EKRE nüüd parem on kui teised ühesõnaga, et mida on EKRE nagu lihtrahvale midagi tasuta pakkunud, soodsamalt pakkunud, mida, mis asja? Ja mina vaatan alati selle järgi, et mida mingi partei rahva jaoks teeb, et rahvas saaks soodsamalt või tasuta midagi, ütleme kas või Keskerakond, et pakub seda või võimaldas seda tasuta ühistransporti või igal pool pole tasuta, aga teatud maakondades on ta tasuta sõnaga. Aga mida on EKRE teinud? Minu teada mitte midagi rahvale tasuta pakkunud, et ajab oma mingisugust liini, millest ma rääkida nagu ei tahagi, et mind ei huvita, mis liin see on. Et mina ei ole EKRE valija nagu kunagi olnud, aga ei ole ka. Ja pärast, et mul see EKRE värk nagu ei istu üldse. Et oleks minu teha, mina parteina, mina teeks Illar Kohvi erakonna kohe. Mina ühegi teise erakonnaga ei liituks, Illar Kohvi erakond oleks, sest teeks täpselt seda, mida tahan. Kõik asjad, sellised asjad, mis on tasuta, peavad olema ja igat pidi nii, et nii on. Ja mis ma tahan öelda? Tasuta asju saaks väga palju teha. Kui saab see Riigikogu neid kuradi katuserahasid 6 miljonit saab eraldada erinevate parteidele ja need saavad igasugustesse, ma ei tea, omavalitsuste ja mingisuguste ettevõtjatele neid jagada sõnaga selle nimel, et ääli osta sõnaga, et see, kes nagu sellest katuserahast osa saab, et loomulikult, et vaat meie andsime nüüd katuseraha nagu sinna sõnaga, mis me vastu tasuks ikka, anname siis, valime siis neid, kes meil selle raha andis sõnaga, et suke häälte ostmine käib selle katuserahadega. Et see asi tuleks lõpetada Riigikogus küll ära, et 6 miljonit eurot on ikka suur raha, et andku see sotsiaalvaldkonda ja selle niinimetatud tasuta asjade fondi, et siis oleks asi nagu asja väärt. Et see 6 miljonit on ju kõik ju nii-öelda maksumaksja raha, sõnaga, et see ei ole ju poliitikute raha, see on ju kõik maksumaksja raha riigikassast tulnud, sõnaga, et mis õigusega, see on ju kuritegevus, mis nad teevad. Ja minu teada EKRE on täpselt samasugune, et sealt selle katuseraha, ma ei mäletagi, mis see peast oli, palju see EKRE nagu seda jagada saab ja sõnaga, aga täpselt samasugune nagu need kõik need Reformierakonnast ma hakka üldse rääkima sõnaga, et see pigistaks sellest rahvasse viimase välja, mis on sõnaga, et see ei ole üldse mainimist väärt, et see on nagu kuritegijate jõuk sõnaga, kurjategijate jõuk, ütleme nii. Nii et ainuke asi jah, et praeguse seisuga ainuke asi, keda valida sõnaga Keskerakond ja ma arvan, et Kadri Simson on siin Pärnukandis volitav, et minu poolt ta saab hääle sõnaga, et kuigi seda ma nagu tunnen isiklikult ka natukene ja siis sõnaga, et tema vanaema Juta Must oli minu õpetaja kunagi, ajalugu ja kunstiõpetus ja joonestamine ja kõik sellised asjad, mis Jutamaks mulle andis, nii et kas või juba sellepärast. Aga jah, kõik need teised parteid, et need ei paku absoluutselt mingisugust huvi ja sõnaga, et las nad reklaamivad mida tahes ja lupavad, ma ei tea, mis pudrumägest ja piimakäest kokku. Et ainult naiivsed ja sellised blondid või lollakad inimesed on need, kes annavad hääli igasugustele lubajatele. Aga hääli tuleks anda selle järgi, et mida keegi on ära teinud, sõnaga tegude järgi, mitte lubaduste järgi. Et see on alati minu põhimõte olnud ja selle juurde jään ma siiamaani kindlaks sõnaga. Nii et ütleks üks lausungi, et valige Keskerakond ja Kadri Simson, eks ole, et mina muud ei oska nagu öelda, et muud erakonnad, et need on ümmargused nulli minu silmis, et nii ütlen mina Illar Kohviinevalt.